ja ilusat ülestõusmispüha. Halleluuja. Elu on võitnud. Ja Kristus on üles tõusnud. Ma kõigepealt siis loen Piiblist ühe kirjakoha ja see on Matteuse 28, 1-8. Seda on loetud paar aastatuhat juba, peaaegu. Ja igal aastal loetakse seda uue ilmutusega. Vähemalt kui mina loen seda, siis ma kogen alati midagi uut, sest Jumala sõna on täis Jumala elu, mis sisaldab tohutult rikkusi. Ja see on nii võimas tunne. Aga kui hingamispäev oli möödas, hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul. Tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest issanda ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Vau, milline vägi. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. See oli Jumala au, mis tekitas hirmu ja austust. Ja Jumal on meile öelnud, et me saame näha Jumala au. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, aga teie ärge kartke, rahu, ärge teie kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Me ei näe teda. Ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Aga tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse, aga ka rõõmuga. Kujuta pilti, kui meil siin olid ennem tunnistused, millist šokki me oleme kogenud enne suurt rõõmu, eks ole? Ja siin ta ütlebki, kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. See võis olla küll šokk, aga Jumal teeb selliseid asju ja ta teeb tänapäeval ka. Amen. Halleluuja. Sest meie elame üles tõusmise auhiilguse lootuses. Mitte mingi vältimatu katastroofi ootuses, eks ole. See maailm püüab meile sisendada, et kõik, mis tuleb, see on nii hirmus ja see on vältimatu. Aga meie ei oota seda. Meie ootame üles tõusmise auhiilguse lootuses. Ootame seda suurt, mis ühes mõttes šokeerib, heas mõttes. Aga ta annab sellise tohutu lootuse ja uue ilmutuse, mida kõike Jumal suudab teha ja et ta on arvanud väärt olema, näha seda hiilgust ja näha seda au, mis on tulemas. Loomulikult saatana plaan on meid traumeerida, ta annab vale pildi meile asjast, on nii. Ja ta kasutab selleks oma saavutusi, eks saatanal on ju ka, eks ju, omad saavutused. Ja ta kasutab seda meie hirmutamiseks, et meile luua vale pilti asjast. Aga need saavutused, mida saatan on teinud, need on tühised võrreldes sellega, halleluuja, tulevase Jumala kättemaksuga. Ja selleks on sündmuste kulus aina enam domineerima hakanud üles tõusmise auhiilgus. Sest me teame seda, et surm oli saatana kättemaks või üles tõusmine oli saatanale kättemaks, on kättemaks surmale. Üles tõusmine on kättemaks saatanale ja surmale. Jumal, Jeesus on üles tõusnud, miski teda ei hoia kinni. Ta ei saa enam surra, kujuta pilti, ta on juba surnud. Teda ei saa enam tappa, ta on olemas igavesti, ta elab täna. Halleluuja. Ja kui tema elab, siis elame meiegi. Meie oleme lihtsalt ajutises kehas, läheme läbi ajutisest elutsüklist, mis ei lõppe meie surmaga või meie ihu surmaga, vaid me läheme edasi aulisemasse olemisse, mis me tegelikult juba ka oma vaimus oleme, eks ole, me juba oleme seal, me väljume oma ihust
ja me näeme aulist ja igavest olemist. Enne me siin just rääkisime, et huvitav, et millised me oleme, kui me oleme taevas ja üksteist näeme. Mõni ütles, et võib-olla 28, võib-olla 33, teine ütles, aga mina nägin 55-selt parem välja ja kolmas ütles, et mina nägin 68-aastaselt kõige parem välja. Seal oli küpsus, seal oli ilu, seal oli midagi, mida Jumal meile aegade jooksul on sisse pannud. Aga kujutate, kui me oleme taevas ja kogu see auhiilgus ja küpsus on meie sees, mida me oleme siin maa peal juba kogunud endasse, eks ole ju? Halleluuja, seal hakkab see välja paistma. Nii, kui me räägime täna nüüd ülestõusmise pühadest, siis me ei saa rääkimata jätta Paasast, mis enne seda oli, eks ole, sest ülestõusmisele eelnes ju surm, kannatused, eks ole. Me oleme siin täna juba kannatustest rääkinud, meie ülistuslaulud rääkisid sellest rõõmust, mis on meil peale kannatusi, rääkisid sellest, et me ei anna alla üheski tormis ega tuules. Ja see on ka sõnum, et me ei anna alla, sest Jumal on meiega, ta aitab meid. Ja tegelikult täna, ütleme, kristlik maailm tähistab ülestõusmispühi. Ka mittekristlased tähistavad neid pühi. Paljude jaoks on need pühad kevadpühad, munadepühad, lihavõttepühad. Need on need nimed, mis on tulnud aastatuhandete jooksul vastavalt kommetele, traditsioonidele, millest ka paljud inimesed tegelikult ei saa aru. Kust siis tulevad need munad ja värvilised ja jänkud ja nii edasi. Aga ma ei peatu sellel, sest igatahes on ilusad kevadised värvid, kenad, kollased, rohelised ja on ju kevad, eks ole, ja see on see aeg, mille Jumal on loonud. Aga ma natuke puudutan võib-olla seda sügavamat tausta, mitte et ei teaks, vaid et tuletaks meelde, sest me kõik läheme läbi millestki, et mõista paremini ülestõusmise väge. Ja kust see alguse sai? Iisraelist ikka, Iisraeli rahvast, jälle ei pääse üle ega ümber, pole vahet, mis denominatsiooni nime sinu kogudus kannab, see algas Iisraeli rahvast. Halleluuja. Ja me teame seda, et kui Iisraeli rahvas oli olnud 400 aastat Egiptuses vangipõlves, siis aeg sai täis, Jumal tõstis neile päästja, Moosese, kes oli juut, et tema viiks rahva välja Egiptuse orjusest, vaenlase orjusest. Nii et see ei ole mitte ainult kristlaste püha, see ei ole mitte ainult juutide püha, see on Jumala enda püha kogu inimkonna jaoks. See ei ole ainult juutide püha, see on kogu inimkonna jaoks. Ja see tähistab lunastust, see tähistab ülestõusmise väge, see tähistab uut elu, see tähistab võitu saatana ahelatest, võitu vabastust saatana ahelatest. Halleluuja. Ei ole ju ainult juutide püha, eks ole? Ei ole ainult katoliiklaste püha, ei ole ühegi denominatsiooni püha. See on kõikide inimeste püha, kes elavad täna maailmas ja kes on elanud siin. Meie jaoks on see Jumala talle ehk Jeesuse vere lunastuse ja ülestõusmise väe tähistamine. See on võimas asi, see on võimas asi. Ja kui me loeme 1. Korintuse 15:36, siis siin on kirjas nii. Minule kuidagi kõnetas see kirjakoht eriliselt. 1. Korintuse 15:36. See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui ta ei sure. See on üks printsiip, mis käib kõikide asjade kohta. Ja Jeesuse elu oli see seeme, mida ta külvas ja see pidi surema, enne kui ta sai elavaks. Ma olen mõelnud, et iga seemne elavaks saamiseks on vajalik selle seemne surm ja mingisugune idanemisprotsess, mis sellele järgneb. Ja sellel on ka, olenevalt seemnest või viljast, milline see vili on selle seemne idanemisprotsess võib-olla pikem, mõnikord lühem, mõnel on rohkem vett vaja, mõnel on rohkem valgust ja soojust vaja. Ja ma isegi, see käib meie kõikide visioonide, meie nägemuste kohta samamoodi.
see käib meie palvete kohta, et võib-olla mõnele palvele või mõne inimese eest palvele ei tule vastus nii ruttu, kui me ootame, sest selle inimese elu jaoks on vaja teatud perioodi, et sinu palved saaksid külvatud, nad peavad, su unistused peavad surema, su visioon peab surema, enne kui ta saaks ellu äratatud, eks ole, sest see, mida Jumal on kutsunud meid tegema, see peab kandma endas Jumala väge, Jumala elu. Selle, ütleme, visiooni täitumiseks või unistuste täitumiseks ei piisa meie andekusest, meie oskustest, vaid sellel on vaja surra, külvata mulla alla, las see sureb, küll Jumal ta ühel päeval üles äratab. Ja see on see, mida Jeesus meile ette näitas. Nii et see aasta, ma ei tea, kuidas teil, aga ma arvan, et tervel meile kogudusel on olnud see aasta kuidagi teistmoodi ja paasad kuidagi tähendavad midagi palju enamat, sest me oleme õppinud Jumala sügavusi rohkem tundma läbi nende katsumuste, millest me oleme läbi tulnud. Ja minu meelest te olete ülitoredad inimesed ja minu meelest kõige toredamad ja kõige imelisemad inimesed on need, kes on tuttavaks saanud raskustega, kes on ennast sealt välja pressinud. Nad tunnevad paremini Jumala sügavusi, nad tunnevad hinda, nad on maksnud hinna ja sellepärast ka need õitsevad, nad hingavad välja Jumala eluhingust. Ja see tuleb teist välja, ma tunnen ja kogen seda, et me ei pea kartma neid ajutisi kaotusi, me ei pea põgenema nende hädade eest, sest halb pole kunagi nii halb, nagu ta tundub praegu, eks ole. Ja minu meelest mulle tundub nii, et sellel ajastul paasapühadega on alanud üks uus ajastuslik liikumine Kristuse ihu jaoks ja kogu maailma jaoks. Ja kuna me oleme jõudnud lähemale Jeesuse naasmisele kui kuningas, eks ole. Ja see on kuidagi see nii palju kõneleb, et vaadake, minu jaoks kõnetas see juba sel aastal, ma ei ole varem niimoodi mõelnud, et kui on palmipuude pühad, eks ole, et palmipuude pühad alati on niisani kuu 10. päeval. Alati niisani kuu 10. päeval. Kas kellelgi on meeles, mis juhtus niisani kuu 10. päeval vastavalt 2. Moosese 12. peatükis? Ma loen teile ette. Niisani kuu 10. päeval pidi eraldatama ohvritall. See on siis, kui Jeesus sisenes Jeruusalemma. Ohvritall. Jeesus oli ohvritall. Mooses õpetas Iisraeli rahvast, kui nad olid väljunud Egiptusest. Niisani kui 10. päeval pidi eraldatama ohvritall, hoidma seda kodus 4 päeva. Kuni 14. päevani. Jeesus sisenes Jeruusalemma, need 4 päeva. Teda testiti nagu talle, kes oli 4 päeva kodus. Teda uuriti, kontrolliti, kas ta ikka on veatu. Ja samamoodi Jeesus oli Jeruusalemmas 4 päeva. Variserid kiusasid, püüdsid leida temas süüd, aga nad ei leidnud temas ühtki viga, sest ohvritall pidi olema veatu. Ta nutis Jeruusalemma pärast nende 4 päeva jooksul ja ütles, ma olen tahtnud teid koguda, nagu kana kogub oma poegi tiibade all, aga teie ei ole tahtnud. Te ei ole ära tundnud Jumala külastusaega. Ja praegu täna, sel aastal 2026, ehk Heebrea aasta 5786, ma kogen seda ja palun seda kogu südamest, et Kristuse ihu tunneks ära Jumala armuaja. Jumala külastusaja. Praegu on üks eriline armuaeg, eriline külastusaeg kogu maailmale, kus Jeesus tahab näidata midagi, et me ei lükkaks teda ära, et me tunneksime ta ära. Et tema on, et me tunneksime ära nendes liikumistes ja sündmustes, kus on sõjad ja rahutused, kus toimuvad poliitilised raputused, et tema kontrollib kõike ja meie peame teda kummardama ja hõiskama talle. Hosianna, au olgu temale, kes tuleb issanda nimel. Kogu selle keskel on meie ülistusüüd. Au olgu kuningale, Hosianna kõrges. Õnnistatud on, kes tuleb issanda nimel. See on see aeg. Ja tol ajal oli ka, aga nad ei tundnud ära seda. Aga see kõik ka pidi niimoodi kulgema. Nii, Jeesust armastati, sest inimesed jooksid tema juurde, ta tegi imesid, eks ole.
Niisiis 14. päeval ta ohverdati, Jeesus löödi risti täpselt samal päeval, kui siis aastatuhandeid varem tapeti tal 14. Niisaniku päeval. Ja see 14. päev vist oli möödunud kolmapäev, kas oli? Kes aitab mul? Ma elan juba igavikus, teate, mul on raske lugeda neid tsiviilkalendri päevi. Kas ta oli 1. aprill, kas oli kolmapäev? Jah. Nii, ja meil oli siin palvekoosolek samal ajal, oli, halleluuja. Nii et Jeesus sai patuks meie eest, et meie võiksime saada õigeks Jumala ees. Pole mingit vahet, nagu Alari enne ütles, milline sa oled või kui rahul sa ei ole iseendaga või mis iganes, pole vahet. Meie enda õigus, meie enda teod ja tublidus on määrdunud riie Jumala ees. Ilma temata me ei ole keegi, ilma temata meil ei ole mitte midagi. Jumal vaatab meid selle läbi, mida Jeesus tegi, tema sai patuks ja tema kannatused olid väga suured. Ja mõnikord on nii, et Jumal annab natukene tunda meile tema kannatusi, sest kõike me ei suudaks kanda. Aga minul nende paasapühade jooksul on antud natukene tunda. Ja see oli nagu see mõõk, mis läheb ema südamest läbi. Ja see oli, kui Maarjale öeldi, et ka sinu südamest peab mõõk läbi minema. Ja teate, ma nägin ühte filmiklippi sellest Jeesuse kannatused, Passion of Christ. Ja siis samal ajal oli Phil Driscouri laul, et Jesus, what a wonder you are. Ja oli video siis ka, kus olid klipid kokku pandud, mis näitas Jeesuse teekonda, kui ta oli laps. Kui ta tegi imesid, kui Maarja teda hoidis, kasvatas teda kui armast poega. Ja siis need kannatused. Näidati Getsemani aeda, näidati, kuidas ta kinni võeti, näidati, kuidas ta risti löödi, seda kannatust, see oli väga hea näitleja, kes seda mängis, eks ole. Ja siis näidati seda, kuidas ema seda üle elas, kuidas tema poeg risti löödi, ta värises üleni. Halleluuja, vau! See oli kannatus, Kristus kannatas ja ma äkki tundsin ka, sest ma olen ka ema, mul on poeg ka samamoodi, mul on tütred. Et see oli nii inimlik, kui ka see oli vaimulik, seal asjad olid koos. Mõnikord me mõtleme, et kas ainult meie emotsioonid on praegu mängus, et ei ole. On ka vaimne surve, sel ajal oli väga pime aeg, kui Jeesus kannatas ja risti löödi. Vaimne surve oli nii tugev, et jüngrid olid peidus luku taga. Nad kartsid. Johannes ja küll mõned nad nägid, tulid Jeesuse risti löömist, sest Jeesus ütles Johannesele, et vaata, Johannes, see on seal sinu ema ja emale ütles, see on sinu poeg. See selleks, aga seal on kõik asjad koos ja kui te vahel tunnete sellist tohutut raskust, siis ei ole alati, et sinu emotsioonid on, vaid seal on ka see vaimne surve, nad pidid läbi minema sellest tohutust lootusetust olukorrast, et nende kuningas, kes lubas päästa Iisraeli, kes õpetas neid, kes tegi haigeid terveks, kes näitas isa südant, kes näitas armastust, kes suri süütuna, kõik ju nägid, et ta suri süütuna. Isegi Rooma sõjapealik ütles, kui maa värises, ta ütles, see tõesti oli Jumala poeg. See oli pime aeg. Aga siis järsku maa värises, välku lõi, midagi imelist juhtus, halleluuja. Jeesus suri. Saatan oli võidetud, Jeesus jäi lõpuni ustavaks, nii nagu me täna siin juba kuulsime, et ta läks lõpuni. Julvi, sa rääkisid, eks ole. Ja ta ei andnud alla, kuigi ta tundis, et isa oli teda maha jätnud. See on kõige õudsem tunne. Me kõik oleme vist seda tundnud, kui kuidagi tundub, et Jumal on eemal, kuigi Jumal ei ole meist eemal. Meie oleme mingil moel eemaldunud. Ja kui Jumala vaimu ligiolu ei ole, siis on see väga-väga raske tunne. Aga Jeesus päriselt Jumal jättis ta maha, päriselt. Ja Jeesus jäi ikka sõnakuulelikuks, ütles nii, et Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja siis ta ütles, aga minu tahe ärgu sündigu, vaid sinu tahe. Ja siis ta ütles, ma annan sinu kätte oma vaimu sellel hetkel, kui ta tundis, et ta on igavesti maha jäetud Jumala poolt, aga ometi ma annan oma vaimu sinu kätte. Ja kõik oli lõpetatud, Jeesus oli võitnud, vau, mis edasi saab?
põrgus oli veidi aega pidu ja siis, vau. Nagu täna, kurat pidutseb natuke aega, aga siis ta, ja ma ütlen, see kaotus, mida kurat nüüd tunneb, see on ikkagi selline, mis paneb ikkagi sellise põrgu hulgad värisema. Ja Jumal toob selle võidu esile oma koguduse kaudu. Koguduse kaudu, kes on tundnud ära Jeesuse, tema ülestõusmise väe, tema surmakannatused ja tema ülestõusmise väe ja see võit saab olema suur ja võimas. Halleluuja! Ja selline kogudus, kes on veatu, puhas, plekita, laitmata, kes kannab Jumala väge, kes ei pea kunagi enam tõestama sõnadega, et Jumal on olemas, vaid kes osutab käega, nagu Peetrus osutas, kui on üles see nelipühipäev, see, mis te praegu näete, nad ei ole purjus, vaid see on kirjutatud sõnas, nii on kirjutatud. Ja nii me saame näha sündmusi, osutame sellele ja ütleme, nad ei ole sekt, nad ei ole šarlatanid, nad ei ole posijad, vaid see on kirjutatud piiblis ja see on Jumala vägi, mida te näete ja parandage meelt, et Jumal halastaks teile. Pöörduge kurjadelt teedelt, sest Jeesus tuleb varsti tagasi. Selline on meie Jumal. Aga enne võitu tal tuli surra, halleluuja. Ja nüüd kõigele sellele mõeldes, ma hakkan juba lõpetama. Kõigele sellele mõeldes, just mida ma ka nagu paasapühadel mõtlesin ja siis ma mõtlesin, teate, kui sul on raske, siis sa otsid ikka samasuguseid kohti, kas on veel keegi kunagi sellist asja üle elanud või oled sa üksi see lollikene ja siis sa leiad piiblis nii palju kuningaid ja nii palju Jumala mehi ja naisi, kes kogesid täpselt seda sama. Ja ma leidsin, kui sa nutad, sa otsid nutulaulu üles, et mis seal nutulaulus kirjas õige on. Ja siis on seal, selline passion tõlge on väga hea. Nutulaul 28-30 ütleb nii. Ta on lihtsaks, teeb nagu inimesele arusaadavamaks selle, et kui elu on keeruline ja seda on raske taluda, mine üksi, astu vaikusesse. Alati ei pea kohe minema sõdima, tead, sest sa oled hetkel vajad olla vaikuses, vajad koguda teda endasse, vajad analüüsida, mis su sees toimub, mis on vaja korrigeerida ja sa alandad ennast tegelikult, eks ole. Ja on öeldud nii, et kummarda palves, ära esita küsimusi, oota lootuse ilmumist, lihtsalt ootad. Sa ei esitagi küsimusi, miks Jumal siin, miks ta tegi nii ära, lihtsalt sa ootad. Ära jookse häda eest, kuhu sul joosta ongi? Kuhu sul joosta on? Ükski inimene aidata ei saa. Ära jookse häda eest, võta see täie näoga vastu. Halvim pole kunagi halvim. Nüüd räägime eestikeelsest piiblist, sama kirjakoha. Ta istugu üksi ja vakka. Vahest on nii, et sa lihtsalt ei taha rääkida midagi. Kui see on pandud ta peale. Ta pistku oma suu põrmu. Olgu kummargile suu põrmus. Võib-olla on veel lootust. Ta andku oma põsk sellele, kes teda lööb, et ta oleks küllalt teotatud. Vaadake, erinevad ajad on elus, eks ole. Ma olen alati mõelnud sellele, et miks peab olema veel rohkem teotatud? Et ta veel põsk ka veel anda sellele. Jah, see on ju Vana Testament, eks ole. Aga edasi, ma kohe näitan teile Uues Testamendis, mida Jeesus rääkis. Ja Vanas Testamendis ütleb edasi nii, et sest issand ei tõuka ära igaveseks, sest sul on tundub, et ta on sind ära tõuganud. Tegelikult ta ei ole sind ära tõuganud. Ta vaatab, mida sa teed. Ta lubab sul millestki läbi tulla, et sa õpiksid tema peale lootma. Kui ta on sind kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast. Ja siis ma mõtlesin, millist kasu siis Jesajale see tõi, kui ta seda ütleb, et oleks rohkem teotust. Millist kasu tõi Taavetile see, kui see Simri või võib-olla nimes eksin, kui see Sauli armee sõdur seal hakkas sõimama Taavetit ja kividega loopima, liiva pritsima, mis oli kirjelduse väga koomiline. Sõimas teda veremeheks ja nii edasi. Ja mäletate, mida Taavet vastas, kui üks Taaveti meestest tahtis
astuda Taaveti kaitseks välja ja ütles, anna mulle ainult luba, ainult üks mõõgahoop ja teda ei ole enam. Ja mida Taavet ütles? Taavet jäi vakka, ütles, oota, las ta sõimab. Äkki Jumal on käskinud tal seda teha. Äkki siis Jumala arm tuleb kiiremini mulle. Et Jumal on, ta tundis ära, et Jumal on käskinud, Jumal õhutas seda sõjameest Taaveti vastu. Jälle tuli meelde see Jesaja kirja koht, et oleks rohkem teotust. See oli süda, see oli Taaveti süda. Jumal andis võidu Taavetile, mitte Saulile, eks ole. Halleluuja, nii. Ma sain aru, et katsumuste mõõt, meil on kõigil oma küpsuse kasvamiseks oma mõõt, omad testid, millest me läbi peame minema. Me ei pääse sellest. Mõnikord me ei tunne seda ära, mõtleme, et meil tuleb sellest ära põgeneda või seista vastu kuradile. Seda tuleb ka teha loomulikult, aga mõnikord me peame lihtsalt parandama meelt ja jääma vaikseks Jumales ja ootama, mida tema meile räägib. Ja siis ühesõnaga vaimne küpsus tuleb kiiremini. Mõni kristlane on 30 aastat sama vaimse beebi kasvuga, nagu ta oli päästetud saamisel, sest et ta, no me ei süüdista kedagi, sest õpetust ja kõik, mis puudub, eks ju, siis ei ole inimestel seda alati olnud, mis aitaks neil kasvada küpsusesse või õigesti mõista Jumala sõna. Või siis mõnes koguduses on liiga palju traditsioonidele ja rituaalidele toetatud, mitte vaimsele kasvamisele. Ongi nii. Aga Jumal tahab, et me kasvaksime vaimselt, sest me oleme ju nagu tema on, eks ole. Ta tahab, et me oleksime nagu tema on, kui ta tuleb. Ta tahab koos meiega viia lõpuni selle, mida ta meile andis, eks ole, siin maa peal. Ja siis Jesaja 56-9. Ma andsin oma selja peksjale ja põsed neile, kes katkusid karvu. Ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. Issand Jumal aitab mind, seepärast ma ei jäänud häbisse. Jumal kunagi ei jäta häbisse, kes tema peale loodab. Sest minu õiguse mõistja on ligidal. Kes nüüd tahab minuga riielda? Saad aru, sa ei pea ennast enam kaitsma. Sa oled surnud ja tõusnud surnuist üles uue väega. Ta ütleb, kes nüüd minuga tahab riielda? Astuge aga ette, astuge üheskoos ette. Kes on mu vastane? Tulgu aga minu juurde. Sest ta oli tõusnud Jumala väes, ta teadis, kes ta on Kristuses, Jumalas, eks ju. Ja ta ütleb, vaata, issand Jumal aitab mind, kes võib mind süüdi mõista? See oli Vana Testament, kui Jesaja seda rääkis. Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. Tema sai aru sellest, et meie õigsus tuleb Jumalalt, kes võib mind süüdi mõista? Mida võib mullast inimene mulle teha? Ei, ma karda. Need ühesõnaga Vanas Testamendis on kõik need võiduprintsiibid täpselt, mis on ka Uues Testamendis, mida Jeesus ise rääkis. Kui nüüd mõni ütleb, see on Vana Testament, see on nii kole, see on nii raske. Jeesus tegi kõik, me ei pea neid raskusi kandma. Kuidas ei pea? Muidugi seda raskust me enam ei pea kandma, mida Jeesus kandis, sest seda me ei jaksakski. Aga Jeesus ütles, et tema jüngritel on sama saatus nagu temalgi. Kui nad kiusasid taga Jeesust, saame meiegi seda kogeda. Ja ta ütles väga selgesti, et kes tahab olla minu jünger, see võtku oma rist ja järgigu mind. Salaku oma elu. Täpselt sama, mis Vanas Testamendis. Midagi pole teistmoodi. Ja Uues Testamendis ma siis loen selliseid kirjakohti. Rooma 8:33. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Mattuse 5:39 ütleb nüüd seda põselöömise asja. Aga mina ütlen teile, ütleb Jeesus, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka ette teine. Teate, sellest kirjakohast on nüüd parem aru saada, kui sa sellest Vanast Testamendist olid aru saanud, missuguse võidu see toob, kuidas see võtab vaenlaselt ära relvad, eks ole. Sellepärast on Vana Testament väga oluline ja aitab paremini mõista, et kõik Uus Testament on ju kirja pandud Vanas Testamendis. Jeesus tsiteerib kõiki Vana Testamendi neid kirjakohti, kui ta midagi teeb, eks ole. Nii, nüüd Passion Piiblis ütleb niimoodi, ära vasta kurjale teole teise kurja teoga. Jää lihtsalt kindlalt seisma peale seda, kui su vastu on vägivaldselt kasutatud vägivalda. Ära vasta samaga. Nii et Jeesuse aegses kultuuris
oli tegelikult kellegi löömine või füüsiline hoop suurim solvav vastus, mida inimesele anda sai. Parem oli vastata lahkusega. See röövib rõhujalt võimaluse sind alandada. Meil on seda palju kergem praegu teha, sest meil on püha vaim. Ilma temata me ei saa oma lihaväega, oma enda jõustega väest, vaid Jumala vaimu läbi, eks ole. Õpetussõnad 15.1 ütleb, rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. 24.1 ütleb, ära ütle nõnda, nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale, ma tasun mehele ta tegu mööda. Kujuta pilti, kui juudid ükskord aru saavad, need, kellel pole Kristust, ja millest ja kellest paasapühad tegelikult räägivad, kui võimas ilmutus see on. Nad peavad ju paasad alle, see pöördub järsku, nad võivad hakata meid õpetama, sest neil on järsku kõik selge. Neil on juured, neil on seadused, neil on antud sõna. Ja nii, et kuidas meie siis nii nagu Iisraeli rahvas kogudusena või Iisraeli rahva kogu, kui nad tulid välja Egiptusest, me teame, et nad olid tegelikult 400 aastat olnud täiesti võõristatud või võõrandatud Jumala seadustest. Nad nägid väga palju neid Egiptuse traditsioone ja ebajumala teenimist ja nende mõtteviisid olid ju muutunud, on ju. Ja kujuta pilti 400 aastat ja kui nad välja toodi, nad olid liiga kaua olnud ära Jumalast eemal. Neil oli vaja nüüd mingit protsessi, mingit sellist kasvamise aega, et kujuneda uuesti Jumala rahvaks, eks ole, kujuta pilti. Ja nüüd, ja samamoodi, selleks Jumal pidi nad välja viima Siinai mäe juurde, seal andma neile käsud ja neid treenima. Ja sellele teemale ma rohkem pikemalt tähelepanu ei pööra, aga ma mõtlen sellest, et sama oli esimese kogudusega, kui esimene kogudus sündis, eks ole. Et ta ei olnud veel see, kelleks ta pidi saama, kes ta peaks täna olema, eks ole. Aga see oli esimene kogudus, kes käivitas, Jeesus sünnitas koguduse, see käivitas uue ajastu. Nüüd me oleme selle ajastu lõpupoole, peab tõusma uus kogudus, kus on koos kõik need vanad ja uued asjad, Jumal ühendab, Jumal teeb mingit imelist tööd. Ja ma lõpetan nüüd sellise huvitava tähelepanekuga. Kõige tähtsam Jumala jaoks on praegu see, et me õpiksime käima temaga iga päev, mitte ainult kirikus, iga päev tundma teda, paluma Jumalalt vaimset eristusvõimet, et tunda ära pettus, mis selles maailmas praegu on liikumas valgusingli näol, sest on esile tulemas õige pruut ja vale pruut. Kirik, kus ka räägitakse Jumala sõna ja kirik, kes siis on Jeesusele sobiv, kes on tema pruut, kellele ta järgi tuleb, aga enne seda ta siin maa peal veel teostab midagi koos Jeesusega. Ja ma loen teile, ma salvestasin ühe teksti, mida kunagi paavst Franciscus mõned aastad tagasi, ta toob esile vajaduse ühe uue ja ühise ilma piirideta ja rahvusteta maailmakorra järele. Vaadake, valmistatakse teed antikristusele. Ja et me ei laseks ennast eksitada, see, mida tema rääkis, on nii. Enamus maailma elanikest nimetavad end usklikeks, kõik usuvad Jumalat. Mõni ütleb nii, et pole tähtis, millist teed pidi, ta jõuab ikka Jumala juurde. Vale. Seda peaks aga meid, mis ta edasi ütleb, see peaks aga meid juhtima dialoogiks erinevate religioonide vahel. Tulgem kokku, arutagem asja, argumenteerigem. Muidugi me ei peaks lõpetama selle pärast palvetamist ega koostööd nendega, kes mõtlevad teisiti. Nüüd tuleb videoklipp. See näitab budisti, kes tunnistab oma usku Budasse, siis tuleb juudi rabi, tunnistab oma usku Jumalasse. Nüüd tuleb kristlane, tunnistab oma usku Kristusesse. Nüüd tuleb moslem, tunnistab oma usku Jumalasse, kui Allahi kui oma Jumalasse. Nüüd paavsti tekst järgneb. Kõik usuvad erinevalt, tunnevad ja tunnetavad erinevalt, otsivad ja kohtuvad Jumalaga erinevalt.
Selle religioonide rodus on meil kõigil jaoks pakkuda vaid üks asi, mis on kindel. Me kõik oleme Jumala lapsed, mis on ka õige, kõik on ju Jumala loodud, eks ole ju. Nii me kõik oleme Jumala lapsed. Ja vaadake, kuidas kurat, kuidas see madu, kes libises sisse ja varjas oma tõelist eesmärki, see on nagu see madu, kes hiilib siia sisse. Nüüd järgneb jälle videoklipp, kus iga religiooni esindaja ütleb, et ta usub armastusse. Paavst ütleb, minu palvesoov on, et tekiks siiras dialoog erinevate uskude naiste ja meeste vahel, et see toodaks rahu ja õiguse vilja. Nüüd igaüks võib siis seda kommenteerida. Siin räägitakse armastusest, rahust, ühtsusest ja teineteise mõistmisest, aga kuidas siis vahet teha, kes siis on need, kes selle õnge lähevad? Ja annan teile kodus ülesande. Lugege kodus läbi 2. Thessalonika 2, 7-12, 2. Thessalonika 2, salm 3, 4, 1. Thessalonika 5, 3, 2. Korintuse 11, 14, et see ei ole ime, et saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Need kirjakohad on siis, räägivad selle ülekohtu inimese saabumisest, pettusest ja manitsen meid kõiki, mind ennast, et tänu sellele, et meil on tulnud läbi tulla sügavustest, läbi tulla katsumustest, me õpime tundma, mis on Jumala hääl ja mis on maa hääl. Maa hääl võib olla ka väga mõjuv, väga ilus, väga meeldiv, aga vaadake kodus neid kirjakohti ja palvetagem selle eest, et kogu Kristuse ihu eest tegelikult peaks palvetama ja meie endi eest. Nii et see paasad ja ülestõusmispühad on tegelikult üleminek vanast uude, see on vabanemine mineviku orjusest, ahelatest, et üleminek uude on alati seotud enne seda ohvriga, aga nüüd ka uue algusega. Koidikule eelneb alati öö, aga me tähistame täna uut algust. Halleluuja, amen.